Tere tulemast kuulama Nargi podcasti. Tänases 3. episoodis räägime andekatest noortest koolis ning sellest, kuidas muusika mõjutab õppimist, enesetunnet ja tulevikuvalikuid. Meie külaliseks on Danil Kuznetsov, Narva gümnaasiumi õpilane ja koolibändi liige. Räägime Danili muusika teekonnast, lavakogemustest, muusika rollist koolielus ning sellest, milline koht võiks muusikal olla tema tulevases karjääris. No nii, alustame sinuga sellest, et esimeseks küsimuseks, mis mul on, millest sa üldse alustasid oma muusikateekonda? 3 aastat tagasi, kui astusin ma muusikakoolis ja see oli pigem minu idee, mitte nagu minu ema pakub või vanaema, vaid see oli nagu minu ise südasoov. Ja selleks ma arvan, et ma alustasin ja see oli minu esimene pill, saksofon. Klaveril ma õppinud ise selle nagu aasta jooksul, 1,5 aastat. Vot. Ja tegelikult 3 aastat tagasi. Ja, väga huvitav. Ma olen näinud, et sina vähemalt proovid erinevatest pillidest mängida, aga selline küsimus, miks just saksofon sina valisid? Miks mitte gitar või klaver? Mitte gitar, sellepärast ma alati, mul oli see mõte, et mul lihtsalt ei meeldi gitar. Ja ka selle asi, et minu meelest see oli alati lihtne pill, liiga lihtne. Saksofon ja ma valisin sellepärast, ma vaatasin, kuidas teised ka mängivad. Mul oli nii TikTokis ka Instagramis ja oli selle mõte, et see on minu asi, ma tahan ka mängida, ma tahan ka esineda näiteks. See oli nagu minu väike uni. Vot. No ma tõesti arvan, et saksofon sulle kõige paremini sobib. Sest, kui ma näen sind, siis kohe mul on midagi. Jazzi vibe'id, jah? Ja, selline on. Aga kas ma õigesti sain aru, et mingid eeskuju näiteks peres sul ei olnud? Sina lihtsalt oma soovi pärast otsustasid muusikaga tegeleda? Ja, enne seda, kui ma astusin muusikakoolis, ma proovisin väga palju asjad, ka male, judo, olin ka, ma ei mäleta, jalgpallis. Ei mänginud, ei, valetan. Mida veel? Lihtsalt nii palju asjad. Ja pärast ma mõtlesin, et miks mitte muusikakool? Tahan proovida. Ja asjad läksid väga kiiresti. Mul oli õpetaja Boris Petrovitš, mõned teda, kes see on? Teavad, ja. Ja ta oli väga hea õpetaja. Ja ta ka õpetas mind palju asjad, mitte nagu seotud saksofoniga, vaid lihtsalt muusikaga ja see distsipliin, rütm ja kõik need asjad ja sellepärast suur tänu ka teda. Aga minu peres arvan, et ei, vaid minu ema ta laulas kooris ja minu isa ta oli mingi bändis, nagu ma mäletan. See asi, siis see on geneetiline. Mul on vanaisa mängis sellise akordeoni. Barabantšikut. Trummidel, jah. Ja, kui ta alati käib mõnikord muusikapoodides ja kui ta näeb neid, kohe istub ja hakkab mängima ja alati, kui ma tulen temale juurde külla, siis ta jutustab sellest, et ta mängis meil kuskil Narvas kohvikus, et nendel oli oma bänd ja selline, et temal on unistused. Ja seega mul on järgmine küsimus. Ma alati näen sind, et sina
nii-öelda mängid meie kooli üritustel ja kas sa esined kuskil teisel kohal, ma ei tea, kuskil kohvikus või internetis võib-olla? Või internetis, sain aru. See on ütlen ausalt, see on nagu minu väike uni. Ma tahan mängida tulevikus mingi kohvikus kvartetis või trios koos bassiga, need trummijad, klaverimängijad. Mulle meeldib isegi klaveril mängida, vaid saksofon, see on see asi, et ma kuulsin nagu sinu esimene pill on, mida sa kuulad muusikas, kui me võtame nagu professionaalne muusika. Ja saksofon oli minu jaoks esimene pill ja sellepärast mul on natuke kergem mõista ja improviseerida selle peal. Aga kus ma tahan veel mängida? Kohvikuses ma arvan, et nagu mäletan, salvestasin videot ka netis, mul on Instagramis ka mõnikord ma postin videot, kuidas ma klaveril mängin. Aga see on minu arust kõik. Ei taha esineda suure laval. Mulle seda ei meeldi, mitte comfortable minu jaoks. Aga kas koolis sulle meeldib esineda? Koolis mulle meeldib esineda, aga koolis on raske esineda nagu sa tahad. Sellepärast koolis see on nagu see ofitsiaalne asi ja sa pead mängida standardi, kuidas see on kirjutatud, kuidas on notid arranžeeritud ja kõik. Ja seepeal on raske näiteks improviseerida, on raske panna oma idee ja oma nagu sügavus sisse. Aga meeldib, et meil on väga hea koolibänd, väga head liikmed ja ma arvan, et me saame nendega väga hästi hakkama. Väga huvitav, miks ei sobi sellised lood, millised sulle väga meeldiksid. Aga niikuinii sina lood seda meeleolu meie peades. Ja sain ära. Aga kui teile öeldakse, et näiteks 2 nädala pärast tuleb mingi pidu ja teil on vaja midagi ette valmistada ja te hakkate esinema ja kas sul ei ole seda sisenemist häired, et sina ei saa hakkama, midagi juhtub, midagi sa unustad või midagi sellest? Ja praegu ei, sellepärast ma esinen nii palju korda, et lihtsalt mul puudub see mõte, et midagi juhtub. On see, aga see on pigem see tehniline asi, et kuidas näiteks hell on saalis ja kõik need asjad. Aga ma mäletan minu esimene kord, millal ma esinen ja see oli 1 aasta tagasi ja mul on jubilee. See oli 1 aasta tagasi ja olen väga närviline ja ma lihtsalt ei oska, kuidas seda kirjeldada. See on see närv, kui sa mõtled, et pärast sinu elus on kõik. Aga kui ma olin laval ja pärast, kui ma mängisin, kõik ütlesid vau, mitte vau, aga see on vau. Hästi mängisid. Lihtsalt ma sain aru, et kui inimesed näevad, et saksofon on laval, see on vau. Ja ei ole oluline, mida ma mängisin laval. Lihtsalt see kuldsaksofon ja Вот. Aga oli see väga närviline kogemus
see esimene kord esimesel klassil nagu vot. Aga praegu ei, see ei toimu. See on väga hästi, sest kui sellel aastal mina üldse esimest korda olin laval ja selline minu esimene nii-öelda kõne, Heliga olid mingid probleemid, ma ei kuulnud ennast, mõtlen, mis asja toimub, no mina sellest ei ole profi nagu sina, ei saanud aru, mis toimub. Merci. Ja pärast mõtlen, natukene ma kardan. Esimest, ma ei tea, 30 sekundit laval, selline häire mul on. Ma mõtlen, mis inimesed mõtlevad, mille jaoks ma seda juttu üldse räägin, kas nad kuuluvad mind või mitte. Ja selle jaoks, tead, mul on natukene halb nägimine ja see, mida ma näen lavast, see on ainult esimene riide, kus istub meie koolijuht ja ta alati, oled tubli, väga hästi räägid, sellised emotsioonid tal on. No see on väga hästi, et sul ei ole sellist tunnet. Ja ma olen nõus sellega, et vabandust, et segan, aga olen nõus sellega, et sa ka mõtled, et mida teised mõtlevad, et kuidas ma rääkisin, mis nagu kuidas ma välja näen ja kõik need asjad ja see lihtsalt annab üks kiht teisele sinu häires. Ja, kas sulle meeldib, et sina esined ja selle esinemise jooksul sulle näiteks plaksutavad või keegi tantsib või ma ei tea, laulab koos, kas sulle seda meeldib, kas sa seda märkad? Ja täiesti märkan ja ilmselt see on üks nagu põhjus, miks ma mängin muusikat. Mulle alati meeldib näha, kuidas reageerivad inimesed, sellepärast kui kõik istuvad ja väga hea ja plaksutavad lihtsalt, see ei ole nagu see ei ole huvitav, aga kui teised tantsivad, kui ma näen rõmsad nagu näod ja unustasin, vabandust, rõmsad näod. See tekib see nagu soe tunne sisse, sellepärast, ma jagan muusikat sellepärast, et teised olevat rõõmusega, nagu ma olen ja see on oluline minu jaoks. Nii et võib öelda, et sellised teiste inimese emotsioonid natukene sind motiveerivad edasi areneda. Täiesti, jah. Sest mul oli selline kogemus, kui tegelesin spordiga ja meil oli mingi selline võistlus ja mind niimoodi väga hästi toetasid poisid, kes on selles natukene parem kui naised. Ja ma mõtlesin, vau, see on nii äge. See annab kuidagi veel rohkem energiat, sinna püüavad seda võidu saada ja mõtlen, aga vot sellised, kui koolis midagi sellist toimub ja mina astun lavale, muidugi kõik plaksutavad, keegi midagi veel teeb, see ei ole nagu väga meeldejäävam, kui oli spordivõistlustel. Sain aru. Lihtsalt ka tahan öelda väike viitamine. Üks džassi trompeti mängija, ta ütles, tal oli ka intervjuu ja tal oli küsinud, et kas kui sa ei ole nii nagu tuntuv, kas sa jääd mängida oma muusikat? Ja ta ütles, et miks mitte? See on minu tunne, see on minu muusika ja ütlen seda sellepärast, et teiste inimeste emotsioonid ja reaktsioonid on olulised minu jaoks. Vaid iga inimene ka peab leidma nagu oma asi, mis teeb rõõmu, mis teeb huvi tema jaoks. Vot. Ja
sellepärast esinemine on väga hea asi ja see toob palju emotsioone, aga sa pead ka iseendaga nagu kooskõlas olema, sellepärast, et hästi esineda. Ja mina olen tõesti sinuga nõus, et aitäh, et toetasid, aga teie arvamus minu jaoks midagi ei tähenda. Aga samuti mulle lihtsalt huvitav. Kui te astute lavale, kas teil on mingi rituaal, näiteks paremast jalast minna või midagi sellest? Isegi mul ei ole rituaal ja ma mõtlen, et nagu minu rituaal on seda, et ma olen valmis esineda, et minu peas on kõik notid, kõik nagu kuidas ma võin mängida seda, improvisatsioonid, see on minu ettevalmistus on minu rituaal, aga see toimub mõned nädalad enne. See ei toimu nagu ma tulen ja ma ei tea, mul on prompt. Ja mingi seda, see ei ole minu rituaal. Lihtsalt minu ettevalmistus ja kindlus, et ma võin hästi mängida. Aitäh sulle. Järgmine küsimus on sellest, et tihti mina olen märganud, et sina mängid meil koolis klaverit, lood meile sellist atmosfääri. Kas sulle üldse meeldib, et päeva jooksul meil on koolis väga palju inimesi. Sina mängid, kõik sinu ümber jautavad, kas nad ei sega sulle? Ei, inimesed ei sega. Ja ilmselt ma ei mängi teiste jaoks. Ma mängin klaveril, sellepärast see meeldib mulle. Kõigepealt sellepärast see meeldib mulle. Ma tean, et kõik kuulavad ja mõned korrad ütlesid, et ma olen maestro ja kõik need asjad. Aga inimesed ei sega. Mõnikord, kui keegi tuleb ja tervitab mind näiteks, siis natuke segavad, aga ma ei suhte selles, et nagu miks sa segasid mind. Ei, me oleme kõik inimesed ja ma ei mängi midagi, et see ei ole nagu see kontserdimajas. Ma lihtsalt mängin, improviseerin, mul on palju ideed peas ja mul on kodus mitte klaver, aga süntesaator. Aga see ei ole nagu puudub see tunne nagu klaveri taga. Ja ka ei ole nii palju, heli ei ole nii hästi, nii hea. Siis koolis ja ma olen väga nagu suur tänu meie koolis, et meil on foyees klaver, sellepärast see on väga hea ja põnev võimalus, et mängida, proovida, kuidas sa mängid. Ka üks asi, mida ma märkasin, et kui ma alustasin mängida klaveril taga, teised ka alustasid proovida. Võib-olla nad teavad, võib-olla nad õppisid muusika koolis, lihtsalt tahavad proovida, mis tunne see on. Aga see toob rõõmu. Minu jaoks see toob rõõmu, sellepärast ka mul nagu kunst elus mängis väga tähtis roll. See oli nagu minu isiklik ehitamine ja areng. Ja ma mõtlen, et teised ka peavad leidma see asi, mida nad alati saavad lõigata. Ja see toob rõõmu, see toob ka emotsioone. Ja see ei pea olema ka muusika. See võib olla reportaažid, lugemine, ma ei tea, esinemine, koristamine. See on kõik kunst. Kui sa teed seda oma nagu südamest ja see on täiesti kunst. Ja sellepärast ma mõtlen, et see on oluline ja see on väga hea, et inimesed proovivad, kas nad võivad seda teha. Proovivad leida iseendast. Isegi matemaatika on kunst, jah? Matemaatika, muusika on matemaatika, ongi see kunst.
nii, mis puudutab seda, et sulle alati keegi tuleb juurde, ütleb aitäh ja nii edasi, mina ka tahan oma poolt sulle öelda seda, et aitäh. Aitäh. Et mängid, mulle tõesti see meeldib. Selline, atmosfäär on teine ja tundub, et sul on juba konkurents olemas ja on vaja koolile mõeldes. Konkurents on olemas. Siin on mängivad mõned Olga Puusavad ja nii edasi. No, ma tean. Kuidas sa selle suhtud? Kas sinu jaoks on normaalne, kui näiteks see Olga Puusavad mängivad klaveri peal või ainult sellised rahulikud meloodiad, nagu sina mängid, sulle kõige rohkem meeldivad? Ei, ma ei mäleta täpselt küsimus, aga ütlen kohe. See minu arust muusika, mida teised mängivad, ei pea nagu segama väga see õppeprotsess või midagi. Kui see on Olga Puusova, ma ei tea, või kui see on mingi Egiptuse muusika, ei, see on, mida tahavad kõik teised mängida. Nendel on võimalus, nad saavad. Kõik on korras. Ma mängin rahulikud muusikad nagu džassi. Ma lihtsalt mängin ainult džassi, ma seda märkasin. See oli minu nagu isiklik valik. Ma proovisin ka õppida klassikaalised teosed, aga klassikaaline muusika on väga sirge. Sa pead mängima nii, nagu on kirjutatud. Et kui Mozart kirjutas midagi 500 aastat tagasi, siis sa pead ka niimoodi mängima. Ja mulle seda ei meeldi, sellepärast muusika alati areneb. Mulle muusika on alati uus ja muusikas peab olema see sinu tunne, mida sa tunned. Kui see on rõõm, kui see on mingi muretsemine, kui sa tahad täiesti mängida muusikat ja sa pead natuke teadma teooriat, sellepärast see on nagu, kui sa alustad ehitada maja, sa lihtsalt ei saa ehitada seda õhust. Peab olema mingi... esiteks plaan mingi. Mingi plaan, mida ma ka tahtsin öelda. Ja see nagu klassika, see on see žanr, mis minu meelest ei toeta sinu arenemine. Kõik notid, mida sa mängid, kui sa mängisid mingi vale notte, mis ei ole näiteks sinu tuuris, sa võid pöörduda see niimoodi, moduleerida see niimoodi, et see on õige not. Ja sellepärast, miks džäss mulle meeldib, sellepärast sul alati toimub sinu peas see modulatsioon, kuidas pöörduda sinu tuleviku plaanis. Aga tegelikult plaan ei ole. Kõik, mida sa mängid, see alustada mängida oli sinu plaan. Kõik teised, see on lihtsalt improviseerimine. Ja, aga kui me räägime sinuga sinu tuleviku karjäärist ja võib-olla õppimisest, esiteks, kuhu sa planeerid edasi õppima ja kas see on seotud muusikaga üldse? Ma mõtlen, et pigem muusika on minu hobby. Ja ma seletan miks. Kui sa oled 7-6 aastat vana, see on tegelikult millal annavad vanemad oma lapsed muusikakoolis või mingi tantsukoolis. Võtame muusikakooli. Sa õpid siis 7 aastat muusikakoolis ja sa oled 14, 10 aastat. Pärast sa õpid umbes 3-4 aastat ka muusikatehnikumi ja pärast sa õpid veel 5 aastat konservatooriumis ja kokku sa umbes 18 aastat sa õpid. Ja kui sa alustasid mängida, kui sa olid 7, siis sa oled 30 ja pärast mitte kedagi ei ütle,
ja ei luba sind, et sul on hea karjäär seotud muusikaga. Ja meil on palju näited need inimesed, kes õppisid ja nad on väga tuntuvad, aga nendel oli võib-olla hea idee või nendel oli palju raha. Kui sa oled nagu see tavaline inimene, siis ma arvan, muusika ei anna sul, ei luba sul väga nagu rikas tulevik. Vot. Pigem tahan seondada minu tulevikus antropoloogiaga. Ma olen sellega huvitatud ja kõik need sotsiaalsed valdkonnad. A mis on antropoloogia? No see on, kuidas inimesed käituvad sotsiumis näiteks. Nagu psühholoogia? Ja see on, mida ma tahan seotada minu elu, vaid muusika on minu hobi ja see on nagu ma mõtlen, see on minu elamisviis ja täiesti tahan mängida ka pärast kooli lõpetamiseks. Väga huvitav, ma esimest korda elus kuulsin sellest sõna. Ja ma mõtlen, et me sinuga piisavalt oleme rääkinud. Soovin sulle edu nii muusikas kui ka tulevikus karjääris. Aitäh! Ja ma arvan, et sellega me lõpetame. Aitäh sulle, et tuled meie külla. Aitäh ka sulle. Ja sellepärast, mul oli võib sinuga rääkida. Tahan mängida, ma õppisin eelmisel nädalal lihtsalt. Ma natuke valmistasin enne. Ma õppisin see laul, see bossa nova laul The Girl from Ipanema, mida kirjutas Antonio Carlos Jobim. Ja tahan proovida lihtsalt siin mängida, et te kuulsite ja panen niimoodi. Aga aitäh! Aitäh, et kuulasite Nark podcasti. Täna kuulsime Danil Kuznitsovi lugu ning mõtlesime koos sellele, kuidas muusika võib toetada noore arengut, õppimist ja eneseväljendust. Kui soovid näha ja kuulda rohkem, siis jälgi meediaklubi tegemisi Instagramis ning teisi Nark podcasti episoode saad kuulata järele Narva Gümnaasiumi YouTube kanalil. Kohtumiseni järgmises osas.